Siin on mingisugune draama. Ei tööta need mootorid enam. Mingisugune jama on vahele läinud. Ehk siis ma arvan, et selle plastikkaane küljest ära murdunud plastmassitükid on sinna alla kukkunud ja see mootor ei tööta enam korralikult ning nüüd on ainus variant siis võtta see ise lahti. Siin on mingisugused kuuskandid, ma ei teagi, mis imemõõtudes need on. Aga lähen vaatan siia tööriistamarketisse. Milwaukee'i omad on siin. Ja siis on selline tegija nagu Viha. Aga ma ei ole väga kindel, et tegu on siiski kuuskandiga. Võib-olla on hoopis ikkagi tork, need, mis mul siin käes on. Ja point on siis selles, et see peab hästi kergelt käima, aga midagi on siin juhtunud. Kui me võtame näiteks selle mootori lahti, siis see käib niimoodi ülikergelt. Aga see enam ei käi. Ja mina kahtlustan jah, et on mul kukkunud ja siit on need plastkõrvad on siia sisse kukkunud. Siin on need plastmassist otsad ära murdunud. Siinpool on alles. Ja see on siis selle mootori otsakork ja need on murdunud siia sisse niimoodi, et see mootor on nüüd lahti võetud ja kui siin seda nüüd niimoodi liigutada, siis on näha, et see probleem tekib siin sees. Praegu ei saagi just liigutada. Ehk need plastmasstükid on siin kuskil vahel. Ja hetkel on siit poolt kõik lahti võetud. Laager justkui käib ilusti, aga hiinlased on seal niimoodi kokku pannud, et ma ei saa kuidagi mootorit kätte siit. On siin mingi tugev magnet või ei tea, ülejäänud läbu on kõik lahti võetud. Siin on skeemikruvid, siin on siis mootorikruvid ja lasin siia relvaõli vahele. Ja nüüd on siis variant, et panna ta kokku tagasi ja vaadata, kas ta siis töötab või ei tööta. Nii, tundub, et nüüd saab kätte selle, sai kätte. Ja nüüd on siin pool on kaks sükast suuremat polti. Need lähevad siia. Siis tuleb need tagasi keerata. Klemm. Pistik. Selle tagasi. Nii. See läks ka tagasi. Nüüd on niimoodi, et on vaja selline asi veel tagasi panna. Siis mingi lukusti. Ja kruve on täpselt, siin on 6 tükki. Ehk siis nüüd tuleks siis see siit poolt läbi saada. Siin on sälgukoht ja siin on ka sälgukoht. Need peaks nagu omavahel kuidagi kattuma. Nii, see osa on ka nüüd põhimõtteliselt koos. Läheb see siit läbi. Nii, nüüd on vaja siis see siia külge tagasi panna. Siin on mingi lukusti. See kukub ära vahepeal niimoodi. Keerad selle siit lõks tagasi. Ma arvan, et nii käib. Ma teen seda esimest korda. Ja ma pakun, et see käib siis kuidagi niimoodi äkki. Tundub nagu loogiline, ma ei tea. Ja nüüd peaks siis selle kuidagi siia peale tagasi saama. Ma ei tea, kas saab. Ja siis peaks olema juba ühel pool see asi. Nii, viimane ühendus. Kinni panna siit. Ma ei tea, kuidas see läheb täpselt.
tundub, et on niipidi. On pesas ilusti. On küll pesas. Lukusti töötab. Nii. Aga lukustab küll. Nii. Ja laager. No, võrreldes sellega, mis ta ennem oli, käib väga hästi. Relvaõli sai vahele. Siis tuleb panna nüüd see kilp siia külge. Ma ei tea, ilmselt teibiga. Sellepärast, et mul ei ole siia enam midagi panna, sest need plastkõrvased siin enam ei eksisteeri. Ja nüüd tuleb siis see, läkski see sammu peale tagasi ja niisama ta jääbki. Voolu järgi praegu ühendama ei hakka, sest siis ma pean kaamera ära balanssima ja nii ongi. Aga jah, selleks korraks siis kõik. Kindlasti tekib küsimus, mis see siin kaelas on. See magnetiga telefoni hoidja ja siia külge paned siis telefoni, käib niimoodi klõpsuga lahti ja saad siis filmida ühesõnaga oma tehtud tööd või tehtavat tööd või mida iganes. Aga tänks, et videot vaatasid ja ma usun, et ma sain selle kimpsi korda ja kõik on hästi, nii et tšau!